kas Andres, sul oli veel tehnilise poole pealt midagi, mida sa tahtsid täpsustada? Ei, mul võiks kõik okei olla, ma arvan. Pilt on, hääl on, kõik on. Aga hea. Väikse delay kanda nagu, aga ma näen ise ennast, et mu suu liigub hiljem kaasa, kui ma oma kõrvadest ise enda häält kuulen. Meil on väga hästi süng. Harjumise küsimus on. Meil on väga hästi, jah. Sa pead, ei tohi enda suud vaadata lihtsalt. Selle keskkonnaga lihtsalt ma teen selle briefi veel ära, et kui vahepeal see kvaliteet kannatabki. Kannatas. sa kadusid ära korraks vahepeal. No nüüd minul tegi vahepeal kvaliteet kannatab ja siis saabus vaikus ja oli must auk. Et väga huvitavad Rikki tegi. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 329 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja täna taas olen siin stuudios üksinda. Ja täna taas räägime haridusest. Et meil oli eelmine episood, kus me rääkisime Marko Rillo IT-hariduse omandamisest ja sellest, et mis väärtus see talle üldse täna loob, kui AI väga võimekalt koodi kirjutab, et miks peaks üks täiskasvanud mees võtma ette sellise karjääripöörde minna IT-sse, et tundub väga riskantne suund. Aga täna siis vaatame seda asja hoopis ülikooli poolelt, et kuidas üldse õpetamine koos AI-ga käib ja kas AI-d ennast ka õpetatakse. Meil on täna külas Karl Rudolf Õigus, kes on TalTechis 3. kursuse tudeng ning õppeassistent ja Andres Käver, arhitekt ja TalTechi pikaajaline lektor. Tere härrased, nagu meil Algorütmis kombeks saame siis tuttavaks ka, et Andres äkki alustame sinust, et mis sinu taust on ja kuidas sa selle AI viguriga seotud oled? No tere. Sõltub, kui kaugel peale hakata on, et ma olen nüüdseks juba üsna vana, ma olen sündinud 74, vähemalt siis nagu noortemeeste seas on. Et oled nii mõndagi näinud ühesõnaga? Olen nii mõndagi näinud ja sattusin IT-sse mõneti täitsa siis juhuslikult, täpselt öeldes Eestis IT-d ei olnudki selle ajal, kui mina sinna kuidagi jõudsin. Ehk ma läksin Tartusse matemaatikat õppima ja aasta siis oli vist 91 ma arvan või midagi niukest ja siis suur IT-laine Eestis tuli koos iseseisvusega. Ja ma lihtsalt sattusin olema sobiva taustaga, sobiva peakujuga ja sattusin selle tõusu laine ette, mis korraga minema hakkas ja ilma, siis see laine ju kasvas, mitte nüüd väga järsult kohe, võttis aega, inimesed seda ei osanud, mina olin seal üks vähestest, kes seal surfilauaga seal vees oli selle laine ees ja rõõmsameelselt olen saanud, et selle laine peal siis 35 aastat nagu liugulast. Ja ka näinud hästi seda, et see laine on selja taga läinud järjest suuremaks mingist otsast ja ka uutel tulijatel on järjest raskem on. Nendel ei ole seda rahulikku hoovõttu nagu rada seal on, et kuidagi sinna nagu sisse saada ja laine peal nüüd nagu tiirutama hakata on. Ehk niuke kohati on selline kiirleva karusselli peale hüppamise tunne nendel on. Et masin käib juba hirmsa hooga ja nüüd katsu kuidagi siin kõrval joostes kuidagi hoog sisse saada ja torust kinni võtta ja siis seal tiirlema hakata ja vaadata, kus siin alguses pekstakse igas suunas. Ja siis ma koos selle lainega ma siis tegin igasugust IT-äri, jätsin ka oma matemaatika pooleli, tegin seal sellise nagu praktilise osa läbi ja IT osa läbi on siis päris teoreetiline matemaatika väga huvitav enam ei olnud. Ka nagu raske on, et kõik kaastudengid olid väga närvis, ma elasin koos meedikutega, et nemad õppisid hommikust õhtuni on. Matemaatikas läksid kell 10 kooli, oli 2 loengut ära, siis enam rohkem ei jäksanud on. Siis oli vaja minna parki, istuda Tartus pingi peale on. Ja elu üle järgi mõtelda, sest peas kõik tiirlesid on ja kõik mõtted on. Ja õnnetud meedikud on panid nagu hommikul kella 6 õhtul kella 12 on ja olid väga tigedad minu peale, et mismoodi see nüüd nagu, mis õppimine see, mida ma nagu nüüd teen on. Aga see matemaatika ei ole nagu triviaalselt lihtne ja nõuab nagu päris tõsist nagu mõtlemist kõige selle süsteemi üle. Ja siis ma läksin sealt ärisse ära, ehk siis ma olin seal Eesti IT-ajastu alguses, kõik PB Summerid ja asjad ja enne kui meil üldse internet tuli on ja kogu see seltskond, kes sellega seotud on, jätkuvalt neid aegalt näen ja meil on mingisugused nostalgiagrupid kuskil Facebookis on. Ja sealt ma siis jõudsin kuidagi otsapidi, ma arvan, et alguses olin Kinexis, meil oli Kinexi nimeline ettevõte on ju, Indrek Saul ja muud sõbrad, ma olin Kinexi süsteemiosakonna juhataja, tegelisime igasuguse raamatupidamise, juurutamisega, Scala nimeline asi sellel ajal on ju hiidsuured ettevõtted, viisnurk ja kõik muud ja kogu see Eesti majanduse kasv on ju, ehk ma olen hästi palju seda äripoolt näinud ja äripooles nagu sees olnud ühel ja teisel viisil.
küll alati tavaliselt mingisuguse IT võtmes ja sellises analüütiku arhitekti võtmes seda asja alati nagu vaadanud on ju, et sellist mõtlemise oskust on alati seal kuidagi puudu nendel inimestel. Et ja olles palju neid süsteeme läinud, siis kohati on nagu küsimus, et ühegi ettevõtte aktsiad nagu hästi ei julgeks osta, on ju, ühtegi börsiteadet ma nagu hästi ei usu, on ju, millest te räägite. Ja ükskõik millise ettevõtte taha tuppa sa vaatad, sa ikka natuke hirmu nahka, et parem ära enda raha nende juures hoia. Ära raha klientide juures hoia, see on nagu reegel. Ja, et see tekitab nagu hirmu, on ju. Ja siis ma olen hästi palju telet elus kirjutanud, kuhu ma ka kuidagi imelikul viisil sattusin. Eesti Lotto hakkas sellega otsaga peale, et esimene, kui Eesti Lotto meil tuli Eestisse, on ju, siis nad ostsid oma süsteemid ameeriklastelt ja siis mingil hetkel, seal oli päris suured litsentsitasud, on ju, siis vaatasime, et see on jube, või nemad vaatasid, et see on jube kallis ja siis hakati Eesti Lotto kesksüsteemi ise kirjutama, see oli Tieto, on ju, siis ma olin seal neid konsulteerimas ja ka lõpuks siis kirjutasin kogu siis Lotto tele poole. Sellel ajal oli see hästi keeruline igasugu müstilise raua otsas, mida oli väga keeruline juhtida, kuidas see telegraafika täpselt kokku tuleb, on ju, palju eriteadmisi vaja kuidagi välja kaevata ja jube kallis oli see kõik, on ju. Siis ma kirjutasin, osaliselt või siiamaani kirjutan suuremas koguses mingi telemänge kokku ja tele selliseid saateid, kus sul peab mingi graafika liikuma, on ju, et keegi vajutab nuppu ja midagi juhtub ja keegi võidab mingid punktid ja mingid valimistulemused tulevad ja mida muud iganes sa seal kõike teed, on ju. Nüüd see küll õnneks muutunud nii lihtsaks, et enam ma seda väga nagu teha väga palju ei ole tahtnud, et ja ka Eesti telemastikul on raha otsa muidugi saanud, on ju, et reklaam on ära kadunud ja on ja otsas, et seda jah, ei, ma ei hakka rändima, seal on mingid asjad silma jäänud nagu, mis animatsioonid on puudu. Seal on palju niukest asja, et ega nad ikkagi kõik üritavad kuidagi veel viimased oma hinged, kas need viimased hingetõmpeid teha on ju, aga see lineaartelevisioon ja selle tootmine on hästi kallis on ju ja seda raha ei taha kuskilt tulla on ju, ja see Eesti majandus on nagu on ju ja vaatajate arv on ju, et turg on ikkagi ime väike on ju. Ja siis ma olen mööda igast erinevaid ettevõtteid käinud, igast asju teinud ja siis lõpuks ma ka siis tulin oma haridust formaliseerima ehk tulin siis ise IT kolledžisse, millest on nüüd möödas, ma ei tea, ütleme suurusjärk 15 aastat on ju. Lõpetasin siis IT kolledži ära ja enne kui ma juba jõudsin IT kolledžit ära lõpetada, asusin ma siis õppejõuna tööle või lektorina või millena iganes on ju. Ehk siis ma olin 12-13 aastat olin siis, kuidas ma ütlesin, nagu vabakutseline prostituut siin. Ehk ma olin selline tunnitasuline, nii ongi selline nimetus nagu tunnitasuline, ehk mul oli siis semestri kaupa käsundusleping on ju, mul puudub igasugune pedagoogiline haridus, ma ei tea nagu didaktikast mitte midagi, aga kuidagi see mulle meeldib, istub, tuleb hästi välja ja praegast võib siis tõdeda fakti, et viimased 15 aastat käib minu juurest läbi umbes suurusjärk, ma ei oska öelda, 300, 400, ütleme paarsada unikaalset tudengit, mõnel aastal rohkem, mõnel aastal vähem, kokku õppeaasta peale selline 600-700 deklaratsiooni, ehk siis sellised 6-eapäisi aineid terve hulgaga. Ja õpetan, olen ise selle ainekava loomise juures siin kõvasti arenduse poole peal olnud. Ja seda nagu kokku pannud ja need ained sinna nagu katsunud kuidagi sobitada ja mõtelda, et mis sellest kõigest saab. Ja üritanud siis sellist läbivat ahelat ehitada, kuidas tudeng, ma ei taha nagu katsuda neid, kes seal esimesel aastal on ju, et keegi teine peab seda filtrit seal tegema. Aga siis, kui nad nagu hakkavad nagu vaikselt juba inimeseks saama, et siis vähemalt arenduse vaates. Et siis kuidas need õppeained nendele mingis ahelas peaksid olema ja mida ja kuidas me õpetame on ju, mida teised õpetavad, mida mina nende järgi nagu õpetan on ju. Ja kuidas nad siis ka kooli nagu lõpuni nagu välja jõuavad ja kuidas nad siis tööle jõuavad ja oma ettevõtte praktikale ja kõigele muule lähevad on ju. Ja seda on siin saanud siis kõvasti ehitada ja erinevaid aineid sinna nagu sobitatud ja ise ma annan tavaliselt minu koormuse mõistes on see, et ma siis õpetan mõlemal semestril reedeti. Ehk ma õpetan siis hommikust õhtuni, nüüd natukene vähem, nüüd on 2 ainet, vanast oli tavaliselt siis 3 ainet. Ehk siis ma alustan hommikul kell 9 ja siis on 3 tunnist nagu tsüklit üksteise järgi sisuliselt ilma pausideta. Aga sa ei ole, okei, me ilmselt jõuame sinna veel. Mul on nagu, et see tundub nagu päris karm koormus, et täna ju AI avatarid teevad töö ära, et võib-olla ei peaks ise seda tsüklit tegema. Aga me kindlasti jõuame sinna. Et Karl, võib-olla kuna sul seda nii pikka seda ajalugu tausta nagu ei ole, et ma küsin sinult nagu teistmoodi, et 3. kursuse tudeng,
kui sina alustasid, siis juba AI tõstis pead, et kas siis ei olnud seda mõtet, et või seda hirmu, et oi, et ma ei tea, et kas nüüd sai õige samm tehtud, et varsti on kõik, tööd ei ole ju. Jah, kõigepealt tere ka minu poolt. Päris hea küsimus, ma tunnen, või siis sa veel ei teadnud ise sellest nii palju, et siis ei osanud karta ka. Ja ütleme nii, et kui mina õppima asusin, siis ma ei osanud karta ja ma julgen väita, et ma olin ka võib-olla üks viimaseid, kes sai Andrese eksameid teha üpriski manuaalselt veel. Me jõuame küll eksamitest ka rääkida, aga sisuliselt idee on selline eksamipäeval, et sa saad idee full stack rakenduse jaoks ja sul on terve päev aega, kuni see ära teha, et tavaliselt see võtab kuskil 8–12 tundi ja siis eelmisel kevadel ma just seda teha sain. Korralik häkaton on see. Ja täpselt ja see oli väga lahe kogemus. Nüüd on olukord küll veits muutunud, aga et vastata su küsimusele, siis jah, et kui ma hakkasin õppima, siis ma kindlasti ei teadnud, mis mind ees ootab, et olukord on veits natukene muutunud, võib nii väita küll. No sinu lohutuseks võib öelda, et me keegi ei tea, mis meid veel ees ootab, nii et see on nagu, see on mingi selline roller coaster. Aga ma mõtlesin, et alustame seda teemat nagu sealt, et kui palju üldse tudengid täna AI-d kasutavad. Sest ma olen kuulnud nagu väga erinevaid arvamusi, väga erinevaid seisukohti. On neid, kes ütlevad, et tudengid tegelikult väga ei kasuta, sest nad tahavad päriselt õppida ja nad tunnevad, et kui nad liiga palju sinna AI poole vaatavad, siis nad ise ei õpi, kuidas asjad käivad. Ja siis on mingi teine pool, kes ütleb, et oi, et jube palju ikka kasutatakse. Et kuidas siis nagu Karl sinu mätta otsas see esialgu paistab? Olukord on tegelikult üpris keeruline, et meie isegi suht tugevalt suuname neid AI tööriistu kasutama. See tuleb ilmselgelt sellest, et tööturul on nõudlus inimeste järele, kes oskavad AI tööriistu kasutada. Teisalt tagasiside ütleb seda, et õpilane ise, vähemalt teadlik õpilane tunneb ka seda, et ta võib-olla ei oskagi AI tööriista kasutada niimoodi, et see teda õpetaks, ta tunneb, et tal on teadmistes puudujäägid ja nüüd me oleme sellises seisukorras, kus me üritame neid õpetada nii-öelda AI tööriista sind siis õpetama, et saada sellest nagu maksimaalselt kasu enda jaoks, aga see on tõesti väga raske olukord, et ja me ei tea õiget vastust hetkel veel. Andres, kuidas sina enda mätta otsast näed seda, et kas tudengid võiks rohkem kasutada AI tööriistu ise nagu oma tegemistes ja õppimises? No mina vaatasin ka seda nagu selle poole pealt on ju koos Siimuga, et mis meil nagu tööstus teeb ja kuhu me lähme on ju, ja mis maailmast kuulda ja kosta on ju. Ja nüüd koos selle ütleme revolutsiooniga, mis siis detsembris tuli on ju, kui meil nüüd siis Opus välja tuli korraga, keerati see kõik, see kõik on ju väga värske on ju. Et nüüd ja just nagu see ikkagi muutus ju drastiliselt, et ennem detsembri keskpaika, ütleme ennem GPT 5.2 ega see muid selliseid asju on ju, Opus 4.5 on ju, oli nagu üks olukord ja nüüd on korraga see olukord muutunud jällegi teistsuguseks on ju. Ja mida me tegime või kuidas me seda kõike näeme, on see, et mina siis integreerisin juba eelmine semester, kus siis ma õpetasin, see on siis on ju teise aasta, kolmas semester on ju, ehk siis teise aasta esimene pool on ju, õpetasin tudengitele C-Sharpi. Ja C-Sharpis, mis on hästi ja keel nagu just õpetamise seisukohast, et ükstas kõik, kas siis lõpuks teed Javat või midagi muud on ju, siis C-Sharpis on see nagu arhitektuuriline pool ja raamistikud, asjad on kõik väga selged, mida ja kuidas kasutada ja kogu sinu dokumentatsioon on selge, et ei ole väga palju hajumist nagu ta Java poole peal on. Ehk lõpuks kirjutada saab iga pool kõik on ju, käkki saad iga pool kirjutada on ju. Aga seal me siis asusime siis juba seda AI-d neile nagu rõõmsameelselt pihku andma, või kätte andma, sest oli näha, et nad tegelikult kõik kasutavad seda. Nad tulid oma kodutööde asjadega, tulevad ilmselgelt AI-ga tehtud lahendustega. Ja teine märkus või mida me näinud oleme on see, et kui varasematel aastatel, mul on siis ütleme 15 aastat kogemus siit on ju, veel paar aastat tagasi oli minu Teams, mis on siis ülikooli selline ametlik suhtluskanal üliõpilastega, oli pidevalt käigus tudengitega ja ma tegime koos oma assistentidega pikki öiseid sessioone, ma olen siin istunud tudengitega hommikul kella 6 ja nende arvutit parandanud üle Teamsi või üle TeamVieweri on ju siis ja Teamsis nendega koosolekud pidanud ja nende koodibaasi lahanud ja nende äriloogikat läbi käinud ja kõike muud taolist nagu teinud on ju. Ja see on nüüd täiesti ära kadunud. Tudeng ei küsi mitte midagi.
noh, siin on ka mingid koroona võib-olla nagu jäägid selle järgi, on ju. Aga koroona ajal see nii ei olnud ja need tudengid, keda ma nägin koroona ajal, noh, kes olid siis tudengid, on ju, need olid kõik okei, aga nüüd see laine, kes on siis pärast koroonat kuskil keskkoolidest tulnud, on ju. Ja koos selle AI-ga on tulemus see, et tudeng on täiesti ära kadunud. Tudengiga suhtlust ei toimu, tudeng ei küsi midagi, tudeng ei räägi midagi, tudeng saab oma vastused ei tea kust, on ju. Ja see on täiesti drastiliselt muutunud. Pigem on nagu ju hea asi, et sa ei pea siin hommikul kella varastada hommikutundideni siin tee pugima mingeid tudengite asju. Oleks see siis nii, on ju, et see oleks siis nagu hea asi, et see oli ka meie lootus, on ju, et me keerasime siis sellel semestril nüüd oma õppimise täiesti pea peale. Eelmine semester oli siis selline nagu kohanemine, ütleme kõikidel, on ju, me tegime oma asju veel vana stiilis ja tegime seda viimast siis sellist nagu megaeksamit, on ju, kus kogu semestri jooksul seal küll on mingid vahetähtajad, kus sa pead oma koodi kitti committima, aga otseselt keegi seda ei kontrolli, ei ole kohustuslik väga. Ja me vaatame neid kiti tähtaega siis pärast nagu kaitsmisel. Ja lõpus on siis kaitsmine, mis on siis suuline, kus sa pead maha istuma, hakkama oma koodi ette kandma ja oskama siis küsimustele vastata, et miks sul on üks lahendus tehtud nii või teisiti, miks on muutujad nimetatud niimoodi, miks sul see algoritm see on, noh, mis iganes, mida ikka code review'l sellisel tehakse, kui tuleb junior sulle oma ise küpsetatud lahendust nagu ette näitama, et kuidas sa siis aru saad, kus ta siis omadega on. Ja seal oli siis juba näha, on ju, et kuna meil on kõik lubatud eluaeg olnud, minu suht on eluaeg olnud see, on ju, et tudeng võib selle lahenduse välja võtta ükstas kõik kust. Tahad telli Hiinast, tahad kaitsesõbra oma, täiesti jumala ükstas kõik, on ju. Aga ta peab suutma aru saada, mis see sees on. Mitte midagi meile viitama ei pea, ma ei nõua, kopeeri kust iganes tahad selle lahenduse, on ju. Meil on ka olnud alati, ütleme, kord 2-3 aasta jooksul tuleb üks inimene, kes ka päriselt võtab nagu võõra tudengi lahenduse mälupulga peal, pistab selle oma arvutisse või tõmbab kitist alla, vaatab seda 20 minutit ja siis tuleb hakkab kaitsma, siis hakkab näpuga näitama, näed, siin kasutatakse seda asja, seda tehakse siin valesti, mina nii ei kirjutaks. Noh, ja siis kui küsid, kes sa siis oled, on ju, mis su töökogemus, ütleb, ma olen siit Tartust ettevõttes see ja teine, ma olen 15 aastat .NET-i arhitekt olnud, on ju. Noh, selge, on ju, jumalaga fine, on ju. Tal ei olegi vaja seda asja ise kirjutada, on ju. Aga noh, seda on nagu harva, kes niimoodi nagu teeb, on ju. Ja mida me siis nägema hakkasime on see, et tudengid tulevad siis lahendustega, mis on välimuselt superluks, on ju. Kõik UI on genereeritud imeliselt. Varasema aasta kogemus või varasemate perioodide kogemus oli see, et kui ma nägin ilusaid UI-d, siis ma võisin juba kohe oletada, mis sealt seest mulle vastu vaatab. Et kui inimene on pööranud rõhku sellele, et on oma UI-d nagu paika ajanud ja kõik on nagu mingid gradientid, asjad, loogiline ülesehitus, mugav kasutada, on ju, siis tal on ka sisu nagu korras, on ju. Nüüd see enam nii ei ole, on ju. AI genereerib sulle kaunist UI-d sellises koguses, et lase nagu olla, on ju, oska ainult küsida, on ju. Aga see, mis seal sisu on, see on siis nagu eraldi teema, on ju, ja kus see sisu siis nagu tulnud on, on ju. Ja kaitsmistel hakkaski see välja tulema see, et nad tegelikult ei saa aru, mida nad teevad. Mis sest, et me räägime ja hoiatame, on ju, ja toome näite, kuidas see kaitsmine käib, on ju. Aga see on ikka selline nagu madalal rippuv nagu puuvili see AI, on ju. Ja saaks kähku tehtud 2 päeva enne tähtaega, mis sest, et sul on terve semester aega. 2 päeva enne tähtaega, on ju, kätserdame siis mingisuguse lahenduse kokku ja üritame sellega siis kaitsmisele tulla, on ju. Ja siis selle järgi see eksam on ju, kus siis eksamil, see kõigepealt on see kaitsmine on ju, ja siis selle järgi tuleb eksam on siis alguses natukene teooriat, lihtne mingi 40 küsimust, sellega saavad kõik hakkama on ju enamuses. Ja selle järgi siis selline päris nagu full stack või ütleme sõltuvalt siis eksamist, tavaliselt on mingi veebirakenduse laadne asi on ju, kus siis tuleb ja kui teine semester on, ehk see praegune semester, siis ta on siis full stack on ju, kus sul on nii JavaScript kui ka backend, pead siis oma rakenduse valmis kirjutama. Ja nüüd nad siis teevad seda ka AI-ga, ehk kui varasemalt oligi see, nagu Karl ütles, on ju, et selline 8-12 tundi oli selline normaalne nagu vahemik. Meie kunagised nagu hiideksamid, kui meil oli 3 ainet korraga ja kõik need 3 ainet olid nii-öelda kokku integreeritud, siis minu vist lemmikeksam oli see, kus ma lahkusin äkki järgmise päeva hommikul 10:30 viimaste tudengitega. Eks see kestis siis natuke üle mingi 26 tundi või midagi niukest on ju, et vahepeal tassisin pitsasi koolimajja ja toimus mingisugune elu siin terve öö on ju. Aga nüüd nad lahkuvad siit on ju paari tunniga esimesed. Ja võib-olla nende esimestega ei olegi väga palju probleeme, et nende esimesed enam teavad, mis nad teevad, on ju. Aga see, mis raundselt nagu tagantjärgi tuleb, need pärastlõunat lõpetavad inimesed, nad on selle asja kokku vaibinud ja aru ei saanud mitte midagi, on ju. Midagi nad saavad muidugi kindlasti aru, on ju, aga see, kui me hakkame ikkagi nagu sügavat vestlust nendega pidama, on ju, kas või täiesti basic asjade üle, on ju.
miks on see klass sul siin, vahet ei ole, on siis Java või .NET on ju, meie pool .NET on ju. Miks on see klassi element sul siin, miks on see property mingisugune protected? Miks ta on protected? Miks sa tegid selle valiku? Ei tea. Mida protected tähendab? Ka päris täpselt ei tea, on ju. Aga mis vahe on private'il ja protected'il, seleta mulle? Ei tea, on ju. Kus see dependency injection siia sai? Miks ta siin on? Kus need väärtused tekivad siia? Miks sul on nagu konstruktor on ju kuskil klassis? Ma näen, et näed konstruktori parameetriks tuleb sul andmebaasi kontekst on ju. Kus see tekib siia? Kes annab selle andmebaasi konteksti sulle siia? Ei tea. Et sellised nagu probleemid tulevad on ju ja me käisime vestlemas siin nii Siimuga kui ka möödunud tööstust on ju igasugustel koolitustel ja praegune ikkagi arusaamine on ju see, vähemalt hetkel veel on ju, mis on küll ilmselt muutumas mingite aastate jooksul nüüd lähemalt, on see, et ikkagi see arendaja peaks oma koodi eest vastutama. Vähemalt selline nagu tunne nagu on ju, et arendaja, et okei, kui sa isegi ise seda koodi ei kirjuta, siis sa vähemalt pead suutma nagu vastutada sellest. Et see soov unelm on, et võib-olla oleks ju tore, kui ei peaks arendaja selle koodi eest vastutama, aga paraku nagu teist lahendust ei ole, et ei saa panna AID vastutama. Et keegi peab selle vastutuse nagu võtma, üks asi on nagu vastutus, mida see vastutus nagu tähendab, aga et kas vastutus on see, et ma lasen inimese lahti töölt, on ju. Et see ei ole tegelikult ju nagu lahendus on ju, et ma võin seda ju kellegi hirmutamiseks nagu teha on ju, et ma kukutan mingid tudengid läbi on ju ja sellega ülejäänud võib-olla siis nagu kuidagi nagu joone peale nagu ajada on ju, et nad saavad aru, et asi on karm on ju. Aga tegelikult on ju meil ikkagi tööstuse mõistes ju vaja seda, et kui meie mis iganes viisil kokku kirjutatud rakendus esmaspäeva öösel vastu teisipäeva korraga kokku kukub on ju, sest Stripe muutis oma mingisugused API endpoint'e ja me magasime selle maha on ju ja nüüd ei saa mitte keegi aru, kuidas API meil sinna Stripe'i API maksetes integreeritud on ja kust meie topelt mingid maksed hakkavad korraga tekkima on ju, miks kogu see asi nagu ringiratast käib on ju. Siis tekib siis nagu asi, mille nimi on cognitive depth on ju. Ja reaalselt me oleme tarkvaratööstus sellega eluaeg maadelnud on ju. Et mida sa teed siis, kui sinu peaarhitekt väikeses tiimis umbes on ju, kes on kogu seda asja sul koos hoidnud enne aastat, mis sa teed, kui ta üks hommik päriselt jääbki trammi alla? Kõik seda inimest ei ole enam, et isegi mitte niimoodi, et ta kuidagi tekstes tema käest asjad kätte saaks on ju, või kuhugi saaks ta helistada, vaid nagu inimene tõesti sõnades mõttes kaob ära on ju. Ja seda me oleme üritanud seda riski ju kogu aeg erinevate tarkvaratehnikate ja dokumenteerimisega ja junioritega ja kellega iganes nagu kogu aeg nagu parandada on ju. Või mingil viisilgi nagu maandada on ju. Ja oma tiime roteerinud ja tiimiliikmed roteerinud ja mida ju Codeborn teeb on ju oma paaris programmeerimist ja kuidas nad tiimiliikmed kogu aeg vahetavad üksteisega on ju. Et sul tekiks nagu jagatud teadmine ja jagatud vastutus on ju, et ei oleks ainult üks inimene, kelle peal kogu see asi nagu püsti seisab on ju. Aga nüüd me jõuame korraga sellesse suurepärasse AI ajastusse, kus AI keedab seda koodi kokku suuremas koguses on ju, kui sa oskad seda kasutada, siis ta keedab seda kokku väga hästi. Aga kes nüüd siis selle vastutuse selle koodi eest võtab on ju, ja niisamat vastutused nagu poliitiku vastutus, et ma lasen see lahti umbes või me ei vali sind enam uuesti on ju, see abistab mind vähe on ju, see ei paranda mul nagu seda Stripe'i katki läinud nagu integratsiooni öösel ära on ju, ja ei võta mu klientide tekkinud topeltmakseid tagasi ja ei too mu kliente tagasi, kes ära jooksid ja mida muud kõike on ju. Ehk sealt siis see hariduse küsimus on ju, et kuidas me selleni siis tudengile nagu viime on ju. Ja eelmine semester me siis tegime sellise nagu ülemineku perioodi või vaatasime ise seda huviga, et mis nüüd siis nagu saab on ju. Ja väga karmiks me siis selle kogu selle asjaga ei läinud. Ja siis aastavahetusel, kui on 2 semestri vahe on ju, siis pikalt siis mõtlesime, et mis me nüüd siis see semester teeme ja rääkisime siin erinevate haridusinimestega, kes nagu päriselt nagu haridustehnoloogid on ju, et mismoodi seda didaktikat teha, mida ja kuidas, millele mõelda, millele läheneda. Ja lõpuks siis otsustasime, et proovime siis see semester teha pööratud klassiruumi. Ja pööratud klassiruumi tehakse 2 moodi. Üks variant on see, et sa teed kõik videod ette, ehk sul on kogu see teooria nagu linti loetud on ju, ja klassiruumis teed ainult nagu praktikat. Ja teine variant pööratud klassiruumiks on see, kus sa teed klassiruumis praktikat ja alles pärast seda teed sa klassis teooriat. Ehk nagu käed ennem koodi on ju, kirjuta mingi asja valmis on ju, hurraa, näe, see siin on dependency injection on ju, ja siis pärast alles vaatame korraga nagu teooriat on ju, et mis see siis nagu päriselt nagu on ja kus see kasulik on ja kus see nagu tuleb on ju. Aga seal on ikkagi see, et sul jääb siis alles loengu osa on ju, lihtsalt see loengu osa on pärast praktikat on ju. Meie idee oli see, et okei, teeme siis seda varianti, kus me teeme videod ette, sest siis jääb nagu tundi rohkem aega on ju.
ja need videod said siis ette produtseeritud JavaScriptis nagu eriti, C-Sharpis ma jõuan parasjagu järgi nendega vaikselt. Kõik materjalid, asjad, see kõik ilgelt üle käidud on ju, et see oleks hästi ilus tervik ja kõike puha on ju. Ja tulemus on siis, minu ainetes siis on selline nagu reegel on, et sa kohal käima ei pea. Ja mingil määral jääb nagu selline tunne, kohal käima ei pea, midagi videosi vaatama ei pea, midagi sa otseselt tegema ei pea, need ei ole kohustuslikud on ju, sellest punkte ei jagata, keegi ei kontrolli seda, see on su nagu sisemise motivatsiooni küsimus on ju. Ainukene nõu on tõesti see, et nagu tule ja kaitse oma koodi on ju. Ja siis me kaotasime ära ka selle megaeksami, sest selle megaeksami tulemus parasjagu on see, et ma olen kahtlematult üks halvemaid õppejõudusi. Minu ainetes keskmiselt viimastel, mis iganes 10 aastal on läbivuse protsent umbes 45. Ehk 55% tudengeid kukub läbi. Ja nad kukuvad läbi mitte sellepärast, et nad läbi kukuksid, mitte et nad nagu eksamil nagu failiksid kuidagi, vaid nad ei tule kohale. Sest nad on surnud hinged, ma ei näe neid, nad on aine deklareerinud ja ma näen neid nagu esimeses loengus võib-olla, kui on nagu see tutvustav nagu intro on ju, siis on suur auditoorium täis on ju 314 IT kolledž siis mahutab. Siis nad saavad aru, kui hull asi on ja siis... Nagu ma ei tea, mis nad siis nagu mõtlevad on ju. Ja nagu esimene loeng on siis nagu 300 kohalises audikas on ju, ja siis järgmised loengud, mul on nagu terve korrus umbes minu alla broneeritud on ju, ja umbes 3. loengust näema on suurusjärk 10 inimest on ju. Et 10, 15, 20 inimest sõltuvad sellest, et kas on kaugõppe nädalavahetus või mitte on ju, et mul on kaugõppuride päevased on nagu koos on ju. Ja tegime siis seda pööratud klassiruumi ja nüüd on siis olukord seal, et klass on tühi. Seal on mingisugune piiratud arv inimesi, tõesti selline kohati vaatan, et alla 10, ehkki need peaks seal olema nagu 150 on ju vähemalt, kui mitte 200 on ju. Ja kui ma vaatan neid ka videote vaatamisi, siis ega nüüd neid ka nagu väga aktiivselt nagu ei vaadata on ju. Ja nüüd me olemegi siis nagu hädas on ju. Ja me kaotasime ka selle eksami ära ja tegime siis selle ühe lõpueksami asemel, kus me kõige lõpus neid inimesi alles kontrollime. Sest mina olen alati teinud seda, et ma ei tee neid olümpiaadi tüüpi ülesandeid on ju. Mul ei ole automaattest ega mitte midagi sellist üldse olemas. Et meil on nii-öelda siis suure infosüsteemi kirjutamine algusest lõpuni. Esimene eelmine semester, kui on see C-Sharpi algus, siis me tavaliselt kirjutame mingisugust mängulaadset asja. Alustame konsoolis ja poole pealt siis lähme üle veebi selle kirjutamisega. Ja seal just sellepärast nagu mäng on ju, sest kui ta on mingisugune lõplik mängulaud, ala umbes laevade pommitamine või Connect 4 või mis iganes muu asi on ju, siis seal saab kõik need erinevad andmestruktuurid ja mingisugused algoritmid nagu järgi proovida on ju, et see asi kõik ilusti kokku tuleb ja siis see veebi viia ja hakata niukest esimest veebi otsa nuusutama, et kuidas mitmed mängijad, mitut mängu serveris korraga umbes paralleelselt peavad on ju, mis asi on kasutaja ja kõik muu taoline on ju. Ja nüüd selle me siis kaotasime ära meie enda nagu kurvastuseks on ju, tudengite rõõmuks võib-olla siis või võib-olla on ju, sest see alati see eksam oli, see pikk eksam oli alati selline, mis oli õudne, kui sa tegid seda, aga pärast oli mida meenutada on ju, et mingisugused legendid käivad linna peal on ju, inimesed kogunevad baari jooma on ju ja meenutavad, kuidas see kämeri juures käidud eksamit tegemas on ju ja kuidas see hommikuni välja käis on ju, mis siis kõik sai. Ja nüüd me siis jagasime selle laiali 3. Ehk meil on siis 3 korda kaitsmised, enam seda lõpueksamit ei ole. Just nimelt selle ideega siis, et proovida see tudeng ennem kinni püüda, kui ta ära sureb päriselt. Ehk kui sa jätta talle nagu lõppu nagu suure kuhjana on ju, siis paljud annavad nagu alla on ju, sest nad ei hakka nagu peale õigel ajal ja siis on lõpus kuhi liiga suur ja ütlevad, okei, las olla on ju. Iseenesest aine on ju kohustuslik on ju, ilma selleta ülikooli ei lõpeta on ju, sa pead nii või kui siis tagasi tulema, et ma olen mingid inimesi vist, ma arvan, äkki 7 korda näinud või niimoodi ainet deklareerimas ja uuesti alustamas ja lõpuks mõned jõuavad ka lõpuni on ju, aga mõned ei jõuagi lõpuni. Ja nüüd siis oli esimene kaitsmiste laine oli meil ära. Ehk siis sealt on nüüd tulemused natukene paremad. Praegast on ainega maha saanud, ütleme seal selline 60%, 55% on kaitsnud ja üks järelkaitsmiste laine on veel tulemas, et see natuke läheb võib-olla ilmselt veel nagu paremaks, aga see on alles esimene 3 on ju. Et sõltub, mis nüüd siis järgmistel kaitsmistel nagu saama hakkab on ju. Ja me oleme ka neile siis õpetanud, ma kannan ka siis niisugust ainet nagu tarkvaraarendusagentidega ja see on küll nagu magistrite ja doktorite aine on ju.
ja me oleme ka siis oma nendele päris bakatudengitele õpetanud siis nagu seda tõsist AI kasutamist. Ehk sisuliselt siis nii-öelda see spec-driven development on ju selle ideega, kus just nimelt see, et nagu me koodi ise ei kirjuta ja kirjutame ainult spekke, teeme seda mis iganes nagu keeles on ju, küll soovitavalt inglise keeles on ju, käinud läbi ka need erinevad raamistikud, kõik need OpenSpec'id, spec-kitid, mis iganes muud asjad on ju. Ja tehku siis tudeng on ju, mis ta nagu tahab, et kui ta teeb, siis tehku korralikult on ju. Ja selle kõik neile siis nagu ette näidanud ja kõik siis igasugused kilocode'id ja cloud code'id ja mis iganes muid asju nagu näidanud, mida siis töövahendina kasutada on ju. Meie mõistes on kilocode on hetkel meie jaoks üks parimaid vahendeid, sest see integreerub on ju JetBrainsi idedega kõige mõistlikumalt. Eks seal on nagu päriselt nagu toimiv JetBrainsi integratsioon on ju, et ta lihtsalt ei ole nagu sul terminali aken kuskil kõrval või siis terminali aken seal ide sees on ju. Ja ka tekitanud neile siis ka juurdepääsud ja ressursid, kus nad seda tokenit siis vähemalt mingilgi viisil osta nagu saavad on ju. Ja tulemus on nüüd siis lõpuks siis käes selline, et tudeng ei taha õppida. Võib nagu jämedalt öelda. Ehk meie praegune... Ta tahab kiiret lahendust saada. Ta tahab kiiret lahendust saada ja meie ütleme nüüd sellised kõhutunnetuslikud numbrid on ju, ilma et ma oleks nüüd mingisugused küsitlusi oluliselt läbi viinud on ju, aga see tunnetuslik pilt on siis umbes selline, et see jaotus on 10-80-10 on ju, ehk 10% tudengitest on nagu väga head, õpivad ise, nad on nagu motiveeritud ja nendel jumalaga ükstas kõik on ju, kuidas ja mida sa nagu teed on ju, anna materjalid siia ja küll ta nagu tuleb ja läheb on ju. Ja kasutab ka seda AI-d nagu üsna hästi on ju. Ja siis on need 10% tudengid, kes nagu lasevad sea nahal venida on ju ja kes on nagu kadunud on ju, kellest üldse ei saa aru, miks nad see ülikooli nagu tulid on ju. Aga mure on nüüd nende 80%-ga seal keskel on ju. Ja need 80% on nagu jämedalt hinnates siis need inimesed, kes ikkagi üritavad midagi teha ja kes varasematel aastatel said selle programmeerimise selgeks füüsiliselt koodi kirjutades, et ülesanne oli siin, nõuded on sellised, on ju, õppejõud nagu kontrollib seda ja tee, mis sa tahad, ma kuidagi pean selle nagu jama nagu valmis kirjutama, on ju, ja lihtsalt selle jama kirjutamise käigus, isegi kui ta seda nagu vihkas ja tegelikult väga ei tahtnud, on ju, siis midagi tal ikkagi lõpuks külge jäi, on ju. Ja ka meie need megaeksamite nagu, mida me seal näeme sageli seal megaeksamitel, kui me nüüd veel tegime, on ju, oli see, et tudeng tuleb kaitsma, ei saa hakkama, tuleb nii-öelda eksamitööd kaitsma, on ju. Ei saa sellega hakkama, kodutööga muidugi sama lugu, on ju. Ja me saadame ta tagasi. Ja me ei kukuta teda läbi, me ei anna talle kehvemaid hindeid, vaid me loeme talle ette, et näed, kui sa parandad siit ära selle on ju, ja suudad mulle seda järgmine kord seletada ja kirjuta siia see osa veel juurde, siis tule uuesti kaitsma ja hakkab kõik uuesti nullist peale. Ja tudeng tuleb tänaseks ka ju näed, sul on nüüd see AI genereeritud kood, mitte midagi sa sellest aru ei saa, mine nüüd koju, tee endale selgeks see kood, siis tule tagasi. Ja seda me nüüd nagu tegimegi, on ju, aga vaata varem oli see, et me saatsime ta eksami ajal nagu koridori tagasi, on ju. Ta läks ja õppis selle asja selgeks eksami ajal. Ja me oleme tõesti näinud nagu seda, on ju, et meil on siis süsteem nimega Echo, on ju, mis neid klassivideosi salvestab, klassist loenguid, on ju. Ja on ju, me oleme siis eksami ajal nagu näinud, et kui ma jalutan siin mööda ruumi nagu ringe või mööda klassi ringe, et kes kus midagi siis teeb, siis ma korraga vaatan üle tudengi õla, tema ekraani peale vaatan, on ju. Echo on lahti võetud, on alustatud loengust number 1. Et sul on 16 loengut vaja läbi vaadata 3 tundi tükk on ju ja vaatad niuke, et nagu tudeng on loengu 1, loeng 2 juures nagu scrollib edasi-tagasi ja üritab aru saada, et kus siin nüüd sellest mingist umbes identity'st räägiti ja kuidas ikkagi see kasutajate nagu mingi autentimine nagu ikkagi käima nagu peaks on ju. Aga nüüd on see selles suhtes muutunud nagu mõtetuks on ju, et kui ma nüüd praegust küsin sinu käest küsimuse ja sa ei oska sellele vastata ja siis sa lähed koridori ja küsid selle küsimuse AI käest ja saad sealt selle vastuse kätte ja tuled tagasi ja kannad nagu peast mulle selle vastuse nagu ette, on ju, siis tegelikult see aru nagu ei saanud, on ju. Et varasemalt meie idee oli just nimelt see, et selle koodi nühkimise teel on ju, sa lõpuks tegelikult saavutasid need õpiväljundid, on ju. Ja mul on ka selles suhtes olnud alati nagu suhteliselt halb hindamine, et enamik inimesed saavad siis 0, sest nad ei tule üldse kohalegi. Ja siis need teised inimesed, kes tulevad kohale, neid me põrgatame siis nii kaua edasi-tagasi, kuni nad saavad lõpuks 5 kätte. Sest nad on ju tõesti väljundid nagu saavutanud. Ma teen kõik, või mitte ma, vaid me on ju, mina eesotsas ja siis minu assistendid järgi on ju, me teeme kõik selleks, et ta reaalselt saaks selle asja selgeks. Et ta nii kaua käib edasi ja tagasi,
ja peame neid igasugused motiveerivaid kõnes ja räägime tööstusest ja millest iganes, on ju. Kuni ta lõpuks saab selle kuidagi nagu nüüd nagu selgeks, on ju. Ükstaskõik kõik, mis siis aeg ja ressurss sellele kulub, on ju. Ja kõik need meie öised. Nad vihkavad sind, ma täitsa kõik need meie öised Teamsid, on ju, ja need ülipikad eksamid ja mida muud iganes, on ju. Aga mis siis nüüd nagu saab, on ju, on siis olukord kuidagi nüüd keeruline, on ju. Et nüüd me siis tegime siis nii-öelda, nemad saavad kõike teha AI-ga. Üks asi, mida siis veel tudengid, siis need, kes siis klassis on ju, kellel tegelikult siin asja ei ole, on ju. Need 10, 15, 20 inimest, kes tunnis käivad, need seal tegelikult käima ei peaks, on ju. Tundi tulevad ju, klassiruumi tulevad ju need nii-öelda taibud, on ju. Nendel tegelikult ei ole seal vaja, eks tublid on, on ju. Ja need tublid siis tabasid üsna ruttu ära selle, on ju. Kui mina näitasin siis nüüd ka see semester veel alguses, et näe, on ju, genereerime AI-ga selle koodi, on ju. Võtsin Opus ette, lasin Opusega mingi TypeScriptiga koos mingisuguse JavaScripti ühe lehe rakenduse teha, mis on mingi task management umbes oli, on ju. Ja seda siis teha nagu korralikult koos arhitektuuriga, et meil on kõik ilusad repod ja asjad ja kuidas seda local storage'isse pannakse ja kuidas see kõik nagu kokku peaks tulema, on ju. Ja siis hakkasime koodi nagu läbi vaatama, et mida me siis selle tudengi käest nagu eksamil või kaitsmisel nagu ootame, on ju. Et kuidas seda koodi seletada, on ju. Ja sealt tudeng nagu vähemalt need, kes klassiruumis olid, on ju, said lõpuks nagu aru, et nii see asi nagu nende jaoks ei lähe, on ju. Et nad ei näe seda protsessi, kuidas ma mõtlen läbi oma otsuseid, miks ma midagi teen. Ja nad ei näe ka seda koodi kirjutamist, on ju. Et mina oma sisemise 35-aastase praktika pealt panen puusalt, on ju. Jah, et nemad tahaks ikkagi ise kirjutada, et saada seda praktika. Ei, nad ei taha ise kirjutada. Mida nad siis lõpuks tahtsid või tahavad parasjagu on see, et nemad kirjutavad AI-ga, aga mina ei tohi kasutada AI-d. Ehk mina klassi ees kirjutan nüüd koodi läbi nii nagu vanasti. Ja nüüd on siis need loengud on ette tehtud, et nagu loengu osa on vähem. Natukene tuleb ikkagi mingid asju sealt üle vaadata, on ju. Ja koodi mõistes siis mina istun käed klaviatuuril ja kõvahäälselt üritan siis nagu, mis nüüd üritan, aga siis mõtestan lahti, ma loodan, et ma päriselt ka teen seda, on ju. Mõtestan lahti oma nagu mõttekäigu, on ju. Ma olen nagu mingi pobisev vana inimene, on ju, kes kuskil kordab, on ju, siit vasakule, siit paremale, ei, oot, nüüd jääme seisame, nüüd mõtleme, on ju, ei, ka lähme siit poolt maja, lähme sealt poolt maja, on ju. See on see klassikaline YouTuberi formaat on see täpselt, et sa nagu paned ennast uude olukorda mingis mõttes ja siis kõik su emotsioon ja eksimused ja kõik on seal näha. See on väga inimlik, see meeldib inimestele, seda on hea vaadata. Ja mida mul on tudengite käest erinevatel aastatel korduvalt uurinud, on ju, et kuidas te tahate seda näha, on ju, et kas te tahate näha, et mina kirjutan koodi nagu sirgjooneliselt ilma vigadeta, mida ma ju saan teha, sest mul neid lahendusi võin ju kodus läbi kirjutada või mul on varasemalt olemas, on ju. Kõrvalt ekraani pealt nagu maha kopeerida, on ju. Või tõsta mingi koodiblokke ühest kohast teise, on ju. Ei, lõpul oli see, et ei, ehkki mul erinevad inimesed arvavad seda erinevalt, on ju, aga lõppsõnum ikkagi see, et ei, me tahame näha, kuidas sa mõtled, on ju. Et kuidas sa mõtled ennast nagu valesse nurka, refaktoreerid, kustutad ära, teed uuesti, on ju. Ja seletad, kuidas sa jõuad sinna, on ju. Siin tuleb see personaliseeritud, ma arvan, et tulevikus see saab olema personaliseeritud, et sa saad sealt EKOS saad selle linnukese peale panna, et ma tahan, et vead välja võetakse, et kui sa tahad näha seda sujuvat versiooni, siis need vead lõigatakse lihtsalt vahelt välja. Käigult välja, on ju. AI lõikab välja vead ja teeb sellise sorava versiooni. Ja aga nüüd siis see mure lõpuks on siis see, et see AI nendele 80% tudengitele seal keskel on nagu selline karguefekt, on ju. Ja kui sa vaatad, mida tähendab, ained on tavaliselt ülikoolides Eestis 6 EAP-sed. 6 EAP-d tähendab jämedalt 10 tundi tööd nädalas, nagu ette nähtud koormusega. Ja sellest 10 tunnist siis 3 tundi on sul loeng ja 7 tundi on siis kodune töö, on ju, iseseisev. Ja reaalselt nagu tudengi vaates tegelikult, meil on seal hästi palju erinevaid probleeme selle hariduse süsteemi ümber, on ju, kuna tudengi ei maksa oma hariduse eest. See on nagu umbmäärane riigi raha, on ju, ülikool on ju tasuta, on ju. Siis tal ei ole ka sellist nagu kliendi tunnet, on ju, et see minu raha eest mina maksan ja kulla õppejõud, on ju, kuidas see niimoodi saab, et sa ei tundi 15 minutit hiljaks või jätsid üldse suvaliselt tunni ära ja seda järgi ei tee, pigem vastupidi, tudeng rõõmustab sellele hõissa pidu, on ju, peab vähem tegema midagi, on ju.
ja nüüd see õnnetus siis see 80% seal, nemad on see, kes varem nii-öelda siis selle nühkimisega said selle asja nagu selgeks endale enam-vähem. Noh, võib-olla mõned ei saanud, aga ikkagi enamik nendest ju lõpuks ikkagi IT-tööstuses oma koha nagu leidis, on ju, ja mõne aastaga nendest nagu inimesed nagu said, on ju. Nüüd need 8% enam ei nühi, nad lasevad seda AI-l teha. Nad nagu tunnis ei käi, videosi ei vaata, kuidagi üritavad kaitsmised läbi saada. Noh, meie nüüd parasjagu aru saame, et me peame selle kaitsmise tegema nagu oluliselt nagu karmivaks. See esimene laine võib-olla veel oli meil niuke leebe, on ju. Aga reaalselt evolutsiooniteooria ütleb seda, et valu õpetab meid kõige rohkem, on ju. Kui ikkagi kartus on sees ja valu on õpetanud, et ma ei tea, see mari on mürgine või see käitumine lõpeb kaljult alla kukkumisega, on ju, siis see ikkagi nagu väga ei roni sinna, on ju. Et kuidagi see asi selgeks teha, et tunne on selline, et ma olen pehmo ja liiga leebe ja usun seda, et inimene nagu, sa oled ju tudeng, on ju, sa oled nagu täiskasvanud inimene, sa oled nagu tulnud ülikooli, on ju, ema ju ei saatnud, vähemalt teoorias nagu ei saatnud siia. Või vähemalt mitte kõiki. Kohati IT-s on väga tunne, et üks näide, mida ma toon, kui siin kõige üle arutleda, on ju, et kui mina läksin Tartusse matemaatikat õppima, meid astus kursusele 80 inimest. Nendest 80-st 10 olid sellised, kes tegid sisseastumiseksamid. Ja ülejäänud 70 olid kuldmedalistid, hõbemedalistid nõost ja kuskilt olümpiaadidelt, vabariiklikud ja mis iganes olümpiaadidelt, mina nagu nende seas on ju. Ja mõtle, kas sina tead mõnda inimest tervest nagu oma elust, kes nii-öelda noor inimene, kes oleks sulle öelnud või kelle vanemad on sulle rääkinud, et näe, laps ei tea, mis ta teha tahab. Ja siis ta lihtsalt mõtles, kurat, ühtegi ideed pähe ei tule, ma lähen Tartusse teoreetilist matemaatikat õppima. No üldiselt nad lähevad semiootikat õppima või midagi taolist. Jah, on ju, aga ehk nii-öelda ju hardcore või tõsistele inseneri erialadele sa ikkagi ei lähe, kui sul ei ole mingisugust nagu tõmmet või kutset või drive'i selles suunas, on ju. Pigem küll, jah. Pigem küll on ju, et sa ei lähe ju füüsikat, teoreetilist füüsikat või mingit muud niukest asja õppima on ju, või matemaatikat, aga kuidas need siis nagu IT-sse tulevad on ju, IT on ju tegelikult samasugune nagu väga sügav inseneri eriala on ju. Küll võib-olla natukene nagu softi nagu kallakuga on ju, et on ikka osaliselt nagu looming on ju, aga selle taga ju tegelikult on ikkagi nagu sügav matemaatika ja just eriti see kognitiivne keerukus on ikkagi väga suur on ju. Et see mudelite süsteemi kogus, mis sa pead suutma oma peas hoida on ju, on ikkagi nagu sama nagu ikkidel muudel inseneri erialadel on ju, koos kogu vastutuse ja kõige muu taolisega, et okei, sillad ei kuku otseselt kokku on ju, silmnähtavalt on ju, aga raha põleb kõvasti ja inimesed surevad on ju siin ja seal kuskil haiglas on ju, või midagi muud taolist on ju. Ja, et need tagajärjed on reaalsed. Tagajärjed on reaalsed on ju, et siis kus need inimesed nagu karjaga siia IT-sse nüüd nagu tulid on ju, et ilmselgelt paistab sealt see, et on ju rahad olid suured on ju, nõudlus oli hästi suur ja tegelikult selle inimesel ei olnud või selle noorel ei olnud väga nagu selgelt nagu pilti, miks ta siia tuli on ju. Enam-vähem võib-olla siis ka see matemaatika tal nagu välja tuli ja siis siia koolidega jõudis omadega on ju. Ilma päris. AI sellest läbi purjetada ja siis, või teoreetiliselt, kui ei oleks pagana käver, professor käver seal ees. Just oma mingisuguste eksamite ja kaitsmiste ja ideedega on ju. Et selles otsas me nüüd siis nagu siin nagu maadleme ühesõnaga selle olukorraga parasjagu. Et Karl, sina selles mõttes said veel nagu õige ajal läbi, et sul siis võib-olla need AI ahvatlusi oli nagu vähem ees, et siis sa oled nagu selle õige tee peale saanud. Aga ma võib-olla uuriks sinu käest, et kui Andres siin rääkis nagu nendest, mis AI asju siis nagu ülikool nii-öelda pakub kasutada, siis mida sina täna tegelikult kasutad, et kas see spekter on nagu laiem või see on ikkagi peamiselt selline mainstream asjad, kursor ja Claude ja ChatGPT, mida tegelikult kogu sektor kasutab? Jah, pigem ma kasutan neid mainstream asju. Samamoodi tsiteerides Andrest, ega me ei soovita õpilastel halba mudelit kasutada. See, et me näeme, et õpilane, kes kasutab nii-öelda nõrgemat mudelit, tema teadmised on madalamad, see on ka natuke juba see osaline, et need, kes tulevad oopusega kaitsma, nendel on rakendus parem ja kuidagi teadmised ka paremad, aga selles mõttes ma ise samamoodi, mul on see Claude'i subscription, mida ma isiklikult kasutan ja töö juures kasutame mingit Copiloti varianti, aga ütleme nii, et ma olen pigem isiklikult sellele arvamusele, et need tööriistad on nagu enam-vähem kõik sama head.
et ma pigem üritan keskenduda ikkagi sellele, et kuidas ma nii-öelda sinna konteksti panen võimalikult tähtsat infot, on ju. Et kuidas seda tööriista kasutada? Täpselt, et meil on jah ka nüüd magistriaine, mida ma ise hetkel võtan ka, mida Andres õpetab, kus me siis agentidega tarkvaraarendust nagu õpetame ja järjest rohkem mulle nagu jääbki kõlama see, mis see tõsi on ka, et noh, et see nii-öelda mõte ja idee peab olema formuleeritud ikkagi võimalikult väheste nii-öelda tähtedega. Seda parem see tulemus ka tõenäoliselt on ju, ja et jah, me proovime ka nagu õpilasi siis õpetada ka niimoodi, et tööriist ei teeks tema jaoks seda ära, vaid et ta ise õpiks nagu mõtlema, et mis on oluline ja filtrida välja see ebaoluline. Ma saan aru, et see on nüüd magistriõppekava aine. See on magistriõppekava aine jah, aga bakalaureuse tudengid saavad seda nii-öelda vaba ainena nagu deklareerida ka. Ja ma mõtlen, et kas ka näiteks bakalaureuse õppes on vähemalt loeng või 2 selle kohta, et kuidas AI-d kasutada, et mis see mõistlik promptimine on ja ei ole mõte. Ja, et Andres on enda ainetesse sisse ka toonud selle, et viimastel nädalatel me õrnalt puudutame seda ja ütleme, tegelikult enamiku info, mis hetkel turul vaja on, ma ütleks, et saab 2 tunniga kätte, aga see magistriaine ongi rohkem selline filosoofilisem ja seal me olemegi rohkem võib-olla podcasti stiilis, et arutleme, mis kellelegi sobib, mis ei sobi, et kuidas see üldse võib-olla madalal tasemel töötab, mis Redditis uudised on, et niimoodi see käib, aga jah, vastates su küsimustele, siis me, nagu ma alustasin ka alguses, siis meie tahame, et tudeng mõistaks ja et tal oleks tööturul võimalus. Me üritame teha nii, et ta saaks selle IT-süsteemide arenduse õppekaval parimad teadmised selleks, et tööturul toime tulla. Jah. Ja mida tööturg meie vaatest või mida tööturg ootab juuniorilt on see, et sa ootad seda, et ülikoolist väljunud noor tudeng võiks olla arhitekt. Ja sa saaksid teda kliendi juurde lasta, et ta saaks ärist aru ja ta teaks, mis asi on raamatupidamine ja mis asi on kontoplaan. 15 aastat arenduskogemust võiks olla ja... Just on ju, imiku eas saadik juba on ju. Et minu ennustus, üks minu ennustus, mida ma, 2 probleemi, mida ma siin näen, et esiteks see esimese probleem oli nagu tänapäevane probleem on ju. Et tänapäevane probleem on see, et ma nüüd üritan siis nendest neid arhitekte teha parasjagu. Et kogu selle pööratud klassiruumi ja kursuse idee on ju see, et me ei keskendu enam mitte nii väga nagu raamistikule ja mingisugusele keelele, mille käigus sa ka kõik asjad vanasti ära õppisid on ju, vaid nüüd ongi just põhirõhk nagu arhitektuuril ja sellel mõistmisel, et miks me midagi seal teeme ja kuidas me seal teeme on ju. Ja see tehniline pool ei ole nii väga oluline, sest las AI seda kirjutab on ju. Aga see, mis asi on nagu kõik need nagu populaarsed sõnad nagu clean ja solid ja modular, monoliit ja kõik muud ja miks me mikroteenuseid ei taha teha või natukene nuusutame plaani järgi on ju, kas me jõuame eraldi küsimus on ju. Et me kirjutasime kõik nagu suurepärase plaani selle jaoks kokku on ju, aga mida me nüüd siin oleme omakeskis nagu arutanud ja see tunnetus on see, et ka siis, kui ma võtaksin selle sama Karlisit on ju, kes oli nagu üks esinduslikemaid ja paremaid nagu tudengeid on ju, kus ta ka siia TA-sse jõudis ja kõik oma töökohad nagu sai ja kelle me ära krabasime endale sinna teise kohta on ju, praktikatel igale poole. Siis, kui ma istuksin taga ise maha ja ta nii-öelda palkaks mind isiklikult enda õppejõuks, ka siis ikkagi ei ole võimalik seda 15 aastast või minu puhul siis 35 aastast kogemust tema pähe panna nagu loetud kuudega, nii et ta selle nagu päriselt nagu omandaks on ju. Et Karl läks tööle, nüüd ta tööl nagu rammib hommikust õhtuni seda on ju, teeb veel õppeaineid, räägib tudengitega, on selles agentide aines on ju, kus iganes on ju. Ja see ikkagi ju võtab kõik nagu aega on ju. Ja nüüd on küsimus, et mida see tööturg nagu endast nüüd siis ette kujutab, kuidas see noor peaks siis nagu ülikoolist välja tulema, isegi kui käver on tema ümber teinud lõkke ja trummi tagunud ja tantsinud nagu ringe on ju. Ja kui ta veel ei taha ka nagu eriti kuidagi millegi pärast on ju. Siis kuidas see nagu juunior nüüd siis tööd peaks nagu saama või mida see ettevõte nagu ootab on ju. Et mul on vahepeal selles suhtes nagu väga kurb tunne, et ma käin nagu koridori peal, ma vaatan neid 400 tudengit paari õppeaasta peale kokku ja mõtlen oma sisemise kulga kodanikud, et tegelikult need paarkümmend tükki teist on ju, kes siin nagu tundides nagu päriselt nagu käivad on ju. Et teil nagu on selles erialal nagu asja on ju, aga kas teil ülejäänutel ka nagu tegelikult nagu kohta nagu on ju.
et varasemalt see IT nagu maastik Samal neelas ajal teid on alla ja kasvatas on ju, aga endiselt on puudus nagu spetsialistidest on ju. ja mul on tööd kõriauguni on ju, mul on teha nii palju, et nagu kuku pikali on ju, aga. Et tegelikult on nagu see juunior ka ai toel on endiselt juunior, et seda peab nagu niimoodi vaatama, et isegi see kood, mis sealt ai-ga koos välja tuleb, pole võib-olla päris nagu tavapärane juuniori kood, aga samasugust koodi ülevaatust vajab see sellegi poolest samasugust tagasisidestamist, et see inimene õpiks. Ja kes siis, aga siis samas sa nüüd peksad töö juures oma seenioreid on ju, et seeniorid, kulla sõbrad on ju, nüüd kõik on teil ai peos on ju, ja nüüd palun 10-kordse võimestusega on ju, võtke kõik rohkem projekte endale sisse ja sest nad suudavad seda teha on ju, ja muidki aga kirjutage koodi on ju. Noh, üks asi, mida ma siit nagu maakera pealt nüüd nagu näen on ju, või kommentaare olen korduvalt lugenud, on see, kus juunior nüüd võetakse tööle, juunior vaibib lahenduse, mis iganes see task tal nagu on ju, suurem või väiksem, vaibib lahenduse, see läheb code review'sse. Code reviews, seenior hakkab seda üle vaatama ja seenior saab šoki on ju. Noh, sisse tuli tapeet on ju, koos mingisuguse ai genereeritud pull request'i kirjeldusega ja sa pead hakkama seda kõike nagu läbi närima on ju. Kuidas see meie kogu arhitektuuri sobitub on ju, mismoodi see meie äriloogikat muudab on ju, mis siit ühes või teises süsteemi otsas juhtus on ju. Sa kirjutad sinna ööpäevaga kokku mingisuguse lehekülge nagu tagasisidet, saadad selle juuniorile tagasi. Ja siis saad sa selle peale poole tunni pärast järgmise pull request'i on ju. hästi kiiresti, mida seal sama ai-ga tehtud on ju. Ja nüüd ma olen siis näinud nagu maakera pealt selle koha peal trende, kus selle peale teatatakse juniorile, et näed, vaata siin lauanurga peal on sulle pappkast on ju, võta see pappkast kaelasse, läheme nüüd HR-i ja sellega on sinu nagu praktika selles või sinu katseaeg on nii-öelda lõppenud on ju. Et nii see asi nagu ei lähe on ju. Ehk selliseid nagu teravaid nagu õpetussõnu on siit sealt nagu hakanud nagu industrist nagu tulema on ju, et nagu õnnetu seenior ei saa seda nagu olla neelata kogu seda koormust on ju, et seda juuniori vaibimist nagu teha on ju. Aga sealt ka tuli nende poolt oli kohe ka kuulda sellist nagu süüdistust nagu ülikooli suunas on ju, või kogu selle õppetöö osas, mis ennem seda on toimunud on ju. Et kust on sellel juunioril tekkinud see nagu arusaamine, et ta võib nagu niimoodi vaibida ja niimoodi peakski need asjad nagu läbi saama on ju. Ja mida mina olen üritanud teha, miks ma teen neid megapikkasi või tudengi vaates kohutavalt suuri projekte on ju, mis kestavad läbi terve semestri ja ei ole olümpiaadi ülesanded on ju. Ongi just see, kus ta nagu jõuaks sellesse komplekssusesse välja on ju. Et sa ei saa lihtsalt unit testi vastu, mis on kuskil Moodle'is oma ülesand ära esitada on ju, vaid sa pead ise terve oma nagu äriloogika ja kõikide asjadest vastutama on ju. Ehk meil see esimene semester sügisel on ju, on minu poolt ülesanne, kõik teevad ühte sama mingisugust, kus oleks kõik andmestruktuurid asjad esindatud on ju. Ja see semester, mis praegast on, siis nad peavad ise endale ülesande välja mõtlema. Osa õppetööst on nii-öelda project proposal, ehk siis nagu ülikooli vormistusnõuetele vastavalt, siis nagu väike bakalaureuse töö on ju, esita see idee, mida sa teha tahad. Nõue see semester on umbes selline, et see peaks olema minimaalselt 10 andmebaasi sisulist olemit, on ju, peaks selle projekti mõõt nagu olema. Kirjutage mida iganes tahate, on ju, volti, mida nagu iganes teil, mis iganes asi teil ideeks nagu tuleb, on ju, et tehke seda, on ju. Ja meie suur soovitus on see, on ju, et kulla tudeng on ju, et palun nagu mõtle endale selline projekt välja, mis sind päriselt huvitab. Ja mida sa saab pärast nagu, pane see pärast on ju GitHubi ülesse, käi näita seda oma tulevasele tööandjale, näita, et sa oled teinud täisarhitektuurilise asja nagu ja võta mingi niuke ülesanne, mis tõesti siin köidab on ju, kas lahendama vanemate mingi probleemi või ma ei tea, oma spordi. Mida sa päriselt viitsid teha, et muidu see lihtsalt on nagu. Kus sul nagu silm nagu säraks on ju ja siis me vaatame neid. Kõige raskem. Nende leidmine kõige raskem. Ma ei tea, kuidagi mulle tundub, et neid on jube palju, on ju, et vähem minu peas nagu tiirjad küll kohutavas koguses asju, mida teha võiks, on ju, ja lihtsalt nii palju aega oli isegi koos ai-ga mitte, on ju. Ja sealt vaatad, tuleb mingi järjekordne ilusalong ja jõusaal, on ju. Ilusalong ja jõusaal nagu korduvalt ja korduvalt. Aga ma hüppan korra nagu sammu tagasi, et mulle jäi kõlama siit nagu 2 mõtet, et ühelt poolt on see need ootused ülikoolidele, et mis siis nagu, millise tasemega tudengid sealt nagu välja tulevad. Ma olen täiesti nõus, et need ootused ei saa olla nagu, me ei saa täna oodata, et ülikool mõtleb välja, milline on see kõige õigem agentse tarkvara arenduse protsess ja siis hakkab seda tudengitele õpetama, et need juuniorid, kes tulevad, on targemad kui kogu see industry kokku, nagu kes ei ole suutnud ühte ja kõige paremat lahendust nagu välja mõelda. Et kõik me eksperimenteerime. Ja teine nagu mõte, mis mulle jäi kõlama, et vahepeal on nagu, mitte ei jäänud kõlama, mis mul tuli pähe, et vahepeal on ka minu käest küsitud, et meil on nüüd siin ettevõte, mitte Nortal, aga et teist ettevõtte inimesed on tulnud, et meil on ettevõte ja meil on ai adoption on madal, ma tahaks nagu rohkem.
et ma ei saa neile soovitada, et kuulge, hakake nüüd seda agentset tarkvara arendust tegema nagu täitsa nagu full on agent AI first nagu arendust tegema. Sellepärast, et selgelt need inimesed ei ole seal valmis selleks. Et mulle tundub, et noh, see on täna see maailm, kuhu sa pead nagu aeglaselt sisenema, üks samm nagu korraga, et sa võid proovida nagu ühe trepiastme vahele jätta, kui sa tahad pika sammuga minna, aga sa ei saa nagu tervet treppi nagu üles hüpata. Sa lihtsalt seda hüpet ei tee ja tegelikult noh, et see tsükkel ju täna hakkab niimoodi minema, et täna tulevad ülikoolist välja tudengid, kes oskavad paremini AI-d kui nii-öelda see eelmine põlvkond. Kes noh, sellel hetkel, kui need tulid välja, eks ole. Ja sealt tekib mingi tagasiside tsükkel ka ülikoolile, eks ole, kus seda asja jälle muudetakse. Tekib mingi tagasiside tsükkel kogu nagu sektorile, kus tekib nagu, ma ei tea, võib-olla et need tudengid, kes sinna ülikooli juba lähevad, teavad paremini, mis asi see AI üldse on, eks ole, kui see eelmine põlvkond seda teadis. Ja sealt niimoodi see ühe trepiastme kaupa nagu ülespoole minek nagu läheb, et jah, et 10 aasta pärast me oleme nagu oluliselt keerulisemas kohas, aga samas baastase on ka nagu parem, on ju. Noh, seda me nüüd ju ootame, on ju, et ju meie suurepärane TI-hüppe on ju keskkoolides ju jõuab ju nüüd järgmine aasta või midagi niukest on ju, hakkavad nad jõudma ülikooli omadega, on ju. Nemad on juba kogu oma keskkooli õppetööd nagu teinud mingisuguse chati akna ühel või teisel viisil otsas on ju ja just kui võiksid osata vähemalt teoorias, siis paremini mingisuguse küsimusi küsida selle AI käest, on ju. Või paremini õppida koos AI-ga. No mõtlegi paremini õppida ja paremaid küsimusi küsida, on ju, et noh, meie nagu lootus on ju, võib-olla oligi nagu selles suhtes natukene vale või ülepingutatud, on ju, meie lootus oli see, et tudeng õpib koos AI-ga. Et me tegime kõik selleks, et tudeng saaks ise õppida. Ta saaks ise küsida, ta saab nagu, noh, ja me näitasime seda klassis ette korduvalt, on ju, et näed, genereeris koodi, sa saad võtta suvalise lõigu oma koodist, ütelda, seleta mulle, miks see asi on siin nii, on ju. Seleta mulle, mis on selle asja alternatiivid, on ju. Seleta mulle igat sõna, on ju. Mitte keegi ei teinud seda. Aga lõpuks mitte keegi ei teinud. Kui ma mõtlen ka minu enda esimesi promptena, siis sa lased tal midagi kirjutada ja siis sa ütled, et see on crap, palu kirjuta paremini. et nagu, noh, et see oli see esimene, kõige esimene see valukoht, millest kõik siis õpivad lõpuks ja nad saavad ühel hetkel aru, et nii ei saa, et ma lihtsalt ütlen, et see on jama, kirjuta paremini, tee ilusamaks, see on kole, tee ilusamaks. Jah, et nii see ei lähe, ja teine mõte, kus ma tahtsin jõuda, ehk noh, üks asi on see, mis praegast toimub, on ju, siis üks asi on see, mis hakkab tulevikus toimuma, on järgmine küsimus, on ju. Ja me ilmselgelt näeme, noh, ütleme, kui ülikoolis on ju väga erinev asi, on ju, et üks asi on see, mida meie siin tarkvara poole peal näeme, on ju, ja teeme ja kus me oleme nii-öelda selles esi nagu laines, on ju. Ja noh, pluss, et ma ise teen siis Tanel Alumäe juures on ju oma mingit doktorikraadi poole kohaga või veerab kohaga, on ju. Ja olen kogu seda AI-d ka nagu siis teoreetiliselt hästi palju nagu õppinud, on ju. Et noh, käinud kõik läbi magistrid ja asjad ja kõige selle matemaatikaga kõvasti tegelenud, on ju. Et noh, mul on nagu õudselt nagu nii-öelda eelised või eeldused on, tegelikult tean, mis seal karu kõhus enam-vähem nagu toimub, on ju. Et suudan ka ise täitsa nullist ühe transformeri valmis kirjutada vist nagu mõningase mõtlemisega, on ju. Et ülikoolis on ka see nagu hästi nagu erinev, on ju. Et kes mida siis teeb, on ju, et selles suhtes, et mingid inseneriteaduskonnad ei tea AI-st veel mitte midagi. Et need, kes nagu päriselt nagu noh, mingit elektrimaste planeerivad, on ju, või mingisuguseid sildasi arvutavad või mida muud iganes teevad, on ju, või kuskil laboris mingisuguseid bioloogiakatseid teevad, on ju, et noh, nende jaoks on AI veel täitsa nagu tume maa tegelikult enamuses. Ja seal on noh, vanemad õppejõud, on ju, kes ei ole selles tööstuses niimoodi nagu sees ja seal on nagu tühjus, on ju. Või noh, niuke selline suur ärevus, et vaikselt hakkab kohale jõudma, aga nad ei ole veel seal, on ju. Ehk mul ikka metafoor, mida ma nagu esile toon, on see, et see on nagu tead see, nagu sa ütlesid, rollercoaster, on ju. Et lihtsalt meie selles tööstuses siin oleme seal esimeses vagunis ja meie oleme üle künka juba nagu alla tormamus, on ju. Ja ma näen seda musta auku, kuhu me lähme, on ju. Need, kes seal tagumistes vagunites on, need veel tead loksuvad selle ketiga nagu jünka nagu üles ja ilmu veel nagu noh, päike paistab ja tuul ei puhu veel näkku, on ju. Kõik on nagu juba tore, on ju. Me oleme seal teisel pool, on ju, nagu mingil määral nagu paanika on ju, et nagu mis ühiskonnas saab ja kõik muud niisugused küsimused on ju. Ja teine ehk noh, ja mida me siis näeme tegelikult on see, et tarkvaratööstuse mõttes, milleks ma üritan nagu ennast vaimust siis nagu ette valmistada, mõelda, mis sellest õppimisest saab, on see, et tegelikult see kood ju kaob ära. Me ei käi ju enam kontrollimas seda, mida kompilaator teeb. Sa usud ju pimesi kompilaatorit. Rääkimata, et sa käiksid kontrollimas, mida protsessor teeb nagu biti tasemel, on ju. Rääkimata, et sa üldse teaksid,
mismoodi jääb mingit prompt ja tulemus. exit jah. Et ja lõpuks on mind ju tegelikult see kood ei huvita, on ju. Mind tegelikult see kood absoluutselt ei huvita. Mul on prompt, ehk mul on spetsifikatsioon, mida ma saada tahan, on ju, ja mul on seal see tulemus. Ja ma pean suutma verifitseerida seda, kas see tulemus deterministlikult käitub nii, nagu mul vaja on. Ja see, kuhu see tarkvara nagu, jällegi see on see nii-öelda agendiaine teema siin, on ju, kuhu me üritame jõuda, on ju see, et see koodi tõde või selle toote tõde peitub spetsifikatsioonis. Ja kuhu me üritame tööstuslikult jõuda on see, et mida me üritamegi siis ka, Karl üritab siis ka teha, on ju päriselt, on see, et kui sa genereerid need spekid kokku ja need spekid erinevates meetodites natuke erinevalt, aga need lõpuks nii-öelda tekib sulle siis kogu ju sinu rakenduse spetsifikatsioonide nõue. Ja siis on eesmärk see, et sa kustutad koodi ära, võtad oma AI agendid, ütled, näed, nõuded on kõik siin ja palun nende nõuete alusel, kas see teises keeles näituseks on ju, lähme nüüd Java pealt .NET-i peale või Pythonisse või kuhu iganes on ju, ja palun tee mulle sama rakendus uuesti. Ja kogu selle Spectriveni eesmärk on ju see, et kui sa ei saanud seda tulemust, mis sa tahtsid, siis see sama sinu tõdemus, siis sinu prompt oli kehv, on ju. Ehk kui sinu prompt oli kehv, siis nõuded olid nagu paigast ära, sul olid nõuetes lahtised augud, vasturääkivused, mis iganes muud asjad on ju. Ja sinu suurepärane, nagu see võrdlus on see, et purjus PhD tudeng on see AI on ju, et suurepärane, tark, intelligentne, aga iga kord algab, ärkab amneesiaga, on ju, midagi ta ei tea, on ju, ja aegalt on purjus ja paneb nagu suvalises suunas nagu minema jube nagu kindlalt on ju endas, on ju, vaidleb vastu sulle, on ju. Et kuidas sa siis seda nagu kontrolli nagu hoiad, on ju. Ja lõpuks me näeme seda, et see kood kaob sealt ära, on ju. Mul ei ole vaja vaadata ei sinu Pythoni koodiga, sinu .NET-i koodiga, sinu JavaScripti koodi, on ju, mind huvitab see, kas asi töötab, on ju. See on veel seisukoht, mille osas ma arvan, me peaks täiesti eraldi episoodi tegema, kus me selle selgeks vaidleme. Sest siin on nagu väga erinevaid arvamusi. Aga ei vaata, seal ongi see, et üks asi, mida sa praegast arvad, on ju. Ja praegast arvame. Aga mis tulema saab, on ju, tulema saab see, et mind tegelikult ei huvita see, mida see kood seal teeb ja võib-olla. Aga samamoodi me võime rääkida ka, et miks meil on mingeid sprindiplaane ja Jira tiketeid vaja alles hoida kogu ajalooga. Need täna loovad mingisuguse konteksti, mingid sisu nad annavad, et võiks lihtsalt nõuded alles hoida ja siis lõpptulemuse ja kustutame need Jira tiketid vahepealt ära ja üldse. Vaata, see on näiteks üks nagu selline hea tehnika, kui sa oled võõrasse koodibaasi, võõrasse projekti, siis kuidas sa saad aru, mis selles koodibaasis toimub, lisaks selle, et sa võid seda koodi vaadata, on klassikaline nagu lähenemine, see, et sa lähed pull request'e vaatama. Ja pull requestides selles vanas koodibaasis peaks välja tulema need vaidlused ja otsused, miks me teeme ühte asja nii ja teisiti, et sa lähed võtad seniorite või nii-öelda arhitektide pull requestid või nende code review'd ette. Et seal on see decision log on, et miks see projekt läks sellisesse suunda, nagu ta läks, on ju. Aga lõpuks ikkagi ütleme, et see annab sa kogu selle konteksti, aga tegelikult ikkagi nõuetes on see tõde, on ju. Vaata, see on öeldud tarkvara tööstuse suur või tarkvara, ütleme, teooria, siis võib-olla mitte tööstuse, on ju, aga see suur idee, et see nii-öelda low code, no code on ju, igasugused UML-ide ja spetsifikatsioonide pealt nagu koodi tekitamine, on ju. Vanasti üritati see teha nagu sellises matemaatilises lähenemises, on ju, siis nüüd on meil korraga see mittedeterministlik veider fancy autocomplete, on ju, mis ikkagi suudab nagu vaata, et selle koodi mingisuguse imelikul moel nagu valmis kirjutada, on ju. Ja ju näha on, et ta läheb järjest nagu paremaks, on ju, kogu aeg. Julgu nüüd meil maailm vahepeal kokku ei kuku, on ju, siis ta ilmselt läheb veel nagu paremaks. Ja siis lõpuks ikkagi tegelikult mind see ju see kood nagu ei huvita, mind huvitab see, et see tulemus töötaks korrektselt, on ju, et see tulemus on õige, ilus, funktsionaalne, mittefunktsionaalsed nõuded, on ju, piisavalt skaleeruv, turvaline, tadara. Kuidas me siis nii-öelda tagame seda, see on eraldi temaatik on ja mis ajal me sellega hakkama saab, et me suudame seda tagada, on ju, haala turvalisus näiteks. Ja tegelikult sellega ma olen nõus, et teatud tüüpi tarkvara puhul see tuleb varem ja kindlasti tuleb, et meid huvitab ainult see nõuded ja binary. Nõuded ja binary on ju, nagu väljund on ju, ja kui selle loomine läheb odavaks, on ju, kujutan teile ette niukest nagu olukorda, kuidas ütleme, võta mingisuguse suure süsteemi, Nortal teeb hästi, on ju, ma ei tea, mingi maksuameti käibemaksu mingisugune asjandus on ju, tulumaksu tagastamine on ju. Kaua kirjutatakse maksuameti tulumaksusüsteemi? Kui pikk see hange on? No need on ikkagi sellised traditsiooniliselt olnud paariaastased, täna on juba nagu pikema. Nii, aga oletame. Täna on juba lühemad nad kõvasti. Nad on lühemad, aga oletame, et kui sa suudad selle viia selliseks, et see tsükkel kestab näiteks 15 minutit või mingi, ma ei tea, paar tundi. Nõuetest rakenduseni
2 tunniga. See koodimise tsükkel, aga nõuete selgitamine, täpsustamine ja kogu see analüüsi pool. Ja on ju, just on ju, aga vaata vanasti need nõuded tekkisidki on ju koos selle koodi kirjutamise käigus osaliselt on ju. Iteratiivselt on ju. See tundub, et me läheme nagu sellise natuke sellise waterfalli mudeli juurde tagasi, et me hakkame nagu kõike hästi põhjalikult ette valmistama. See võib-olla see iteratiivse waterfalli juurde. Iteratiivse, kõik need tehnikad on iteratiivne. Me valmistame ette, genereerime koodi, vaatame, see päris see ei ole, siis me läheme tagasi, töötleme jälle seda dokumentatsiooni. See ongi, lõpuks kõik need agiilsed metoodikad on ju tegelikult waterfall on ju. Ja minu uus... Seal on väike waterfall on see. Väike waterfall on ju ja minu uus lemmiktermin, millega siin keegi meil üks päev esines, Kliiast äkki oli see mul üks inimene, kes tuli siis termin nimega mitte MVP, vaid MLP, mis on siis minimum lovable product. Aha, okei. Mis on nagu minu arust nagu väga hea nagu termin on ju, et nagu mitte viable on ju, vaid nagu esimene nagu variant, mis nagu kliendile meeldiks või midagi selles vaimus, mis oleks nagu päriselt nagu toode on ju. Et mitte see, et ma panin plastmassist WC nagu kõndinurka on ju, vaid ikkagi on juba päriselt midagi, mis nagu klienti nagu rõõmustaks on ju. Ja oleks nagu tore on ju. Ehk on ju, siis nüüd tekib siit see tuleviku küsimus, mis minu peas nagu tiirleb on ju, mille üles võib pikalt nagu eraldi arutleda on ju. Ehk millist tudengit me siis kasvatame, kui me enam koodi eest vastutama ei pea? Kui me räägime ainult sellest, et tuleb nõuded koostada. Ja siit ma hüppaks nagu vahele kohe, sest mul on endal üks mõte nagu peas tiirlenud selle teema ümber, et ma üritan nagu, kuna minu näiteks põhiroll on siis kaitsmiste vastuvõtmine, siis ma üritangi nagu tekitada nii-öelda tudengile tunnet, et ta oleks uudishimulik selliste küsimuste suhtes, et mis on nii-öelda õige kliendi vaatest, mida oleks vaja tulevikus, kuidas need asjad ajas muutuvad, on ju, et me otsime ja ma ise tahtsin ka nii-öelda assistendiks saada, sest et minule nagu tuli Andreselt nii palju seda energiat, et selline uudishimu on väga kasulik asi ja ma tunnengi, et need tudengid, kes on uudishimulikud, need suudavad nagu kohaneda ka selle olukorraga. Kuidas seda siis ülikoolis õpetada? Ülikoolis üldiselt ma ei oska varem hakkab õpetama. Aga meie vähemalt enda kaitsmistel ja enda kursuste raames siis vähemalt üritame seda nii-öelda meie käitumine peaks siis nagu viima selleni, et tudeng on uudishimulik nende asjade suhtes, me kaitsmise küsime neilt põhimõtteliselt otseselt, et miks sa ei uurinud selle kohta, et näiteks on mingi, mul on lihtsalt väga eredalt meeles, hiljuti praegu oli JavaScripti kaitsmised, et kuskil real on mingi await ja mingi funktsiooni väljakutse ees ja siis, et nagu miks sa ei uurinud, mida teeb selles olukorras await'i nagu olemasolu või äravõtmine, mis asi üldse promise on, et mina olen pigem nagu sealt poolt, et mina kõiki neid asju uurisin ja uurin ikka veel, ma ei ole rahul selle esimese vastusega tudengi, nagu kui ma ise tudeng olen, ma ei ole rahul selle esimese vastusega, mis AI annab mulle, vaid ma tahan sügavuti teada ja me üritame ka nagu seda energiat välja anda, et see ongi see, mis meid kõiki nagu vee peal hoiab, nagu seda uudishimulikkust nende asjade vastu ja. No oota, aga see on nüüd veel uudishimu selle tehnika vastu on ju, aga see shift nüüd nagu nõuetesse, et mis me 3 aasta pärast teeme? No need on väga igavad ju, keegi ei taha kunagi dokumentatsiooni kirjutada. Kui Nortal ei kirjuta enam koodi on ju, et kui masin genereerib koodi on ju ja seda tuleb ainult nagu testida, kas ta töötab on ju, ja oletame, et me saame selle testimise kõik kontrolli alla on ju. Siis kõik see taandub tegelikult ärinõuete kirjutamisel, ehk minu mingi küsimus on see, et on ju, et kas tulevased nagu tarkvaraarendajad või siis mitte tarkvaraarendajad, et mingisugused PO-d, PM-id on ju, tooteomanikud, igasugused nüksed kodanikud on ju, müügimehed, et kas need inimesed tulevad hoopis kuskilt teisest teaduskonnast tulevikus, on see nagu mingi majandus- ja finantsteaduskond? Seda lõimumist saab kahtlemata olema rohkem, aga siin on ka see nüanss, et täna on ka teil aine agentse tarkvara arenduse kohta, ehk siis seal on ikkagi teatav see inseneeria moment nagu juures, kuidas seda asja üles seada, kuidas seda asja siis turvaliselt teha, kuidas need guardrailid sinna ümber ehitada, kuidas see automaatika sinna üles seada, et kogu see protsess oleks disainitud hästi. Et jah, see arendaja roll ilmselt muutub võib-olla rohkem selliseks konsultandi rolliks, et aru saada ka nendest tehnilistest, mittefunktsionaalsetest nõuetest, mis võib-olla äri ei suuda nagu kohe esimese hooga nagu püstitada või sinna spetsifikatsiooni kirja panna, eks ole.
aga ühesõnaga see tulevik on nagu segane ühesõnaga ja me näeme ju seda, et mina näen nagu oma peast seda, et ta selgelt nagu muutub, on ju. Et meil jääb järgi kindlasti mingi ports neid tehnilisi inimesi ja suur küsimus, kui palju meil tehnilisi inimesi vaja on ja mis tasemel. Või ütleme, see tase läheb nagu palju kõrgemaks siis on ju eeldatavalt, on ju. Nüüd on küsimus, et kust need tehnilised inimesed tulevad, on ju. See sõel on täna väristamisel, ehk siis, et eks ta näha ole, mis sinna peale jääb ja mis sealt läbi langeb. Ja üks minu nägemus ongi see, et need paarkümmend tükki, kes asjalikud nii-öelda on ju, kes on kuidagi sisemise motivatsiooniga ja kelle pärast ei pea nagu muretsema ja kes ka siis, kui õppejõud on nõme ja ei viitsi ja ei taha, on ju, kes ikkagi ise nagu ära õpivad kuidagi kõik selle asja, on ju. Siis minu arusaamine hetkel on see, et see muutub samasugust nagu, mis oli see Tartus matemaatika õppima minek, on ju, kui mina sinna kunagi läksin, et meile tulevad arendust kui sellist, on ju, computer science siis tulevad nagu, või kas tarkvaraarendus või ütleme, computer science oli eraldi teema, on ju, aga tulevad siis sellised noored, kes nagu tuleb siis selle nägemusega, et teises klassis läksin oma matemaatikaklubisse, on ju, 4. klassis häkkisin oma isa vana PlayStation 2 ära, on ju, 6. klassis kirjutasin oma esimese operatsioonisüsteemi, siis ma tegin mingit IoT asja, on ju, nüüd ma olen siin droonide peale kirjutanud mingisugust farm-tehnoloogiat, on ju, ja 10. klassis tuli minu esimene kompilaator ja minu esimene ise kirjutatud andmebaasi mootor, on ju, ja nüüd ma siin siis olen siin ülikooli ukse taga ja hurraa, on ju, hakkame nüüd siis in-depth nagu sügavuti nagu lahkame, et mis siin siis tegelikult nagu toimub, nüüd mis see teadus selle taga on ju, sest kõige selle taga on ju tegelikult röögatu nagu teadus, on ju. Kompilaator ei ole mingisugune nagu random mingi asi, on ju, mis mingid baite kokku lükkab, on ju, et selle taga on hästi palju igasugust teooriat, on ju, kuidas, miks ja mismoodi need asjad nagu töötavad, on ju. Koos siis väga suure nagu inseneeria ja selle praktika poolega, on ju, et kuidas üks teine protsessor siis päriselt nagu käib, on ju. Et see selline lihtne freeride imine mingist otsast on ju, kust tule keskkoolist ilma selleta, et sa tegelikult nagu väga millegi vastu oleksid sügavuti huvi tundnud, on ju, ja hurraa, sinust sai tarkvaraarendaja, on ju, et ma arvan, et see saab otsa. See saab otsa, on ju, et see ilmselgelt on nagu otsa saamas, on ju. Ma ütleme nii, et ma oleksin väga üllatunud, kui see ei oleks niimoodi, on ju. Ja ülikool, kes on niisugune suur ja staatiline ja arhailine organisatsioon paljude inimestega, on ju, et kuidas see siis ennast nüüd selle ajaga nagu kaasa keerab, on ju. Et Eestis me teeme seda päris kiiresti ja hästi, on ju, vähemalt siin vaadates, et Siim Vened ja Andres Käverid nagu tantsivad ja karjuvad siin, on ju, ja kõik ülejäänud õppejõud on ka nagu asjast väga huvitatud, on ju, ja saavad aru, mis toimub. Ja meil on nüüd TalTechis siis tehti selline süsteem, mille nimene AI Champion, ehk siis sellised nagu vedurid, mina, Siim, Ago, on ju, ja siin veel mõned, Ago Luuberg, on ju, kes siis informaatika poolt veab, on ju. Me siis oleme siin igasugused ettekandeid käinud tegemas ja õpetanud ja näidanud seda, on ju, ja inimesed on ikkagi, vaatavad suu ammuli seda on ülikooli poole pealt, mis toimub. A la bakalaureuse tööle retsensiooni kirjutamine, palun, siin on mulle 20 bakalaureuse tööd ja kui on väikene mini-mii on välja arendatud, on ju Opusest, et ta teab, mul on kõik nõuded olemas, mul on hindamismaatriksid asjad, on ju, siis näed, bakalaureuse töö, väga head retsensioonid valmisid nagu 5 minutit tükk, on ju, 20 tükki olid tunni ajaga valmis ja võis minna komisjoni, on ju. Ja me peamegi kasutama seda eelist, et riik on väike, kontakte on palju ja see info liigub, et läbi selle me õpime ja arendame. Aga siinkohal ma peame episoodile joon alla tõmbama, me filosofeeriksin kindlasti pikalt veel, et Karl ja Andres, aitäh teile episoodis osalemast. Ma kindlasti tahaks ühe sellise filosofeerivama episoodi veel teha, kus ma võtaks mõned pika kogemusega inimesed vaidlema, et mis siis sellest tulevikus saab, et kas meil see binaar või kas meil kood jääb alles või tuleb ainult spek ja binaar ja mis need igasugused vaheetapid seal olla võiks. Et kellel meie kuulatest on häid ideid selle kohta, et kes selles episoodis olla võiks, kirjutage mulle näiteks Discordis, et siis saab sellise episoodi ka ette võtta ja ära plaanida. Aga meid kuuleb jälle järgmine nädal, nii et aitäh kuulamast ja jääme taas kuulmiseni siis juba järgmisel neljapäeval.